tänase video jaoks me oleme tulnud siis veits erilisemasse kohta, Saaremaale ja kohe näete, miks see on eriline. Oh, wow, siin on ehitusmaterjalid. Siia me tulimegi. Okei, tegelikult siin taga on üks veits erilisem tüdruk. Ootab meid. Tänases osas tahame rääkida asjadest, ilma milleta meil oleks olnud van life näiteks kas raskem või siis asjadest, mida meil ei olnud üldse olemas, kuid nüüd teame, et me kindlasti tahame. Ilmselt siis kõige tähtsam, kõige olulisem on elekter ja kuidas seda saada, siis on meil kõige lihtsam solarpaneeli kaudu, mis talletab siis päikesest energiat ja laeb seda akusse, mida saab siis hiljem kasutada erinevate elektriliste seadmete kasutamiseks. Teine asi, mis meie jaoks oli siis väga oluline, tuli reisi peal välja, et oli veel olulisem kui me arvasime, oli LPG-ga täidetav gaasipalloon. Jah, ja kuna Euroopas on kuskil 5 erinevat gaasipallooni adapterit nii-öelda, siis koguneb neid gaasipalloone hästi palju lõpuks kokku sinna autosse, siis need on nagu selline mõttetu praht, mida tühjalt kaasa kanda. Ja miks ma enne ütlesin, et see oli nagu eriti oluline, kuna meie sihtkoht oli Hispaania ja me saime Hispaanias olles lihtsalt tuttavate kaudu teada, et kui sul on see tavaline gaasipalloon kaasas, mis sa muidu lähed, siis lähed tanklasse ja vahetad ümber nagu teise gaasipallooni vastu, siis Hispaanias, et sa seda saaksid teha, oli sul vaja mingit lepingut gaasifirmaga. Ehk siis nagu sa ei oleks saanud enda tavalist gaasipallooni kuskil vahetada. Ma isegi ei tea, kas sa oleks saanud uut osta lihtsalt, et sa viskad vana üldse minema. Et ma täpselt sellest aru ei saanud, aga me saime aru, et igas riigis sa ei pruugigi saada seda vahetada ja lõpuks see tuleb ülikulukas. Aga LPG on samas igal pool saada, lähed tanklasse, kus see on olemas, paned õige otsa ja tangid täis lihtsalt. Ja gaas on siis meie jaoks väga vajalik, kuna me saime süüa teha gaasiga, meil töötas küte ja uskuge või mitte, ja külmik töötas gaasiga. Mõned võib-olla ütleks, et külmkapp pole kõige tähtsam asi, mis omada karavanis, kuid meie jaoks oli väga oluline. Esiteks, sa säästad palju raha sellega, et sa ei pea käima iga päev poes, ostma uusi asju. Sa ei pea kohe päeva pealt ära tarbima, näiteks kui sa oled kuskil soojas kohas, siis peaksid ilmselt piimatooted kohe ära tarbima, mis sa ostad. Kuigi pakendid minu arust on liiga suured, et seda kohe ära tarbida. Siis näiteks, kui oled ette võtnud mingi suurema matka kuskile, kus lähedal ei asu üldsegi poodi, siis sa saad näiteks oletame nädal aega kuskil viibed, ilma et sa peaksid käima siis toidupoes, varuma endale uusi asju. Ja peale pikka sõidupäeva üks külm elu. Kindlasti hea. Et meil oli tõesti ülihea külmkapp, see on ilmselt sama vana kui meie karavan, sealt algusest peale olnud 30 aastat. Ja see töötab üli hästi, see tegi kõik mega külmaks, pluss meil on selline pisikene, ma arvan, kuskil nii suur ja 2 nii lai. 2 liitrit jääd mahtus meil külmkapp, sügavkülma. Ja see hoidis jääd nagu lõpuni, sa ei pidanud nagu, sa võis seal 2 kuud kolla, see oli ikkagi külm. Järgmiseks üks asi, mida meil tegelikult ennem ei olnud, meil oli lihtsalt katuseluuk, aga nüüd meil on katuseluuk koos ventilaatoriga, mis siis paneb õhku ringi liikuma. Ja kuna soojal suveilmal karavanis läks ikkagi väga palavaks, siis on, ma arvan, et hea asi, mida omada. Ehk siis meie ventilaator on sellepärast hea, et ta mitte ainult ei puhu õhku sisse, vaid ta tõmbab õhku välja. Ehk siis me saame teda kasutada näiteks, kui me teeme köögis süüa, ta tõmbab kõik meie selle tossu sealt välja. Samuti näiteks öösel, kui sa ei taha, et sulle peale puhub, siis sa saad panna selle nii-öelda vastupidi liikuma, et ta tõmbabki välja õhku ja jätad akna praakile, ta lihtsalt ajab õhku ringi käima. Meie karavan oli juba varustatud sisse ehitatud siis soojendussüsteemiga ja miks see oli hea, ma poleks arvanud, et tegelikult juba nii vara on vaja, aga näiteks kui õues läks temperatuur öösel alla 10 kraadi, siis sees oli ikkagi juba päris jahe, et kui sul läksid varbad teki alt välja, siis seal oli külm. Ja me panime öösel, näiteks kui oligi mingi 7 kraadi juba öösel, panime ööseks ainult soojenduse sisse ja me saime magada kas või ilma tekita. Et ta tekitas tegelikult väga nagu sooja siis keskkonna sisse. Ja ülimõnus on muidugi talvel kämpimas käia, kui
väljas on lumi maas ja sees karavan mõnus soe. Suvel aga tahaks natukene õhku karavani ja kui aknad lahti teha, siis tuleb sinna metsik putukate kiirtee, ütleme nii. Siis, et aknad lahti saaks hoida, tuleb hoida ka sääsevõrgud ees. Meil alguses üldse ei olnud mingit sääsevõrku, piinlesime öösel, esiteks oli jube palav, ventilaatorit ei olnud. Tegime aknad lahti, ikka oli palav, aga natuke parem, siis tulid sääsed. Ja lõpuks siis, kui me ostsime endal sääsevõrgud, siis me ostsime lihtsalt võrgu, kleepisime väikse krõpsu akna ümber ja panime selle ette. Ja see on nagu nii-öelda siis ajutine lahendus, kuigi meie kasutasime seda väga kaua. Aga see on parem kui mitte midagi, sest vähemalt ei tulnud sääsed sisse. Olenemata sellest, kui pikale reisile sa plaanid minna, peavad kindlasti olema sul kaasas nii-öelda esmaabi tööriistad. Ma usun, et tavalisest võtmete komplektist, padrunvõtmete komplektist peaks täitsa piisama. Paar kruvikeerajat. Meil oli Circang kaasas, mis tuli ka väga palju kasuks. Ja oleneb, kui hullult seigelda tahate, tasub ka labides muus on kaasa võtta. Nüüd siis paar asja, mis võiks olla karavanis, aga ei ole super oluline. Ja esimeseks sihukeseks asjaks on siis inverter, mis aku pealt saadud voolu muudab selliseks vooluks, nagu sa kodus seina sees saad. Ehk siis kui muidu said näiteks USB otstega said laadida oma telefone asju, siis selle majavooluga, mis meie näiteks tegime, meile hullult meeldib smootisi juua, võtsime endale blenderi ja see blender põhimõtteliselt võttis nagu alguses tundus, võtab väga palju voolu, nii et me igaks juhuks ostsime natuke suurema inverteri, võimsama. Eks me kasutasime blenderit, mina kasutasin sirgendajat vahepeal näiteks, sai arvutit laadida ja igast muid asju, mis võib pähe tulla. Mis mõne inimese jaoks on kindlasti nagu supervajalik asi, kuid mida meil näiteks ei eksisteerinud karavanis, oli vannituba ehk siis pesemisvõimalus ja WC. Duši all sai käidud siis kas randades või näiteks tanklates. Ja WC-d kasutasime põhimõtteliselt oma ümber olevat õueala. Pimedas oli mugavam, valges siis pigem näiteks jäime seisma mõnes tanklas samamoodi. Samuti olid randades olemas vetsud, kus me Hispaanias olime. Eks siis nagu sealkandis oli kõik väga mugav, et sa mingi 5 minuti kaugusel said ikka ära käia oma asjadel. Ja kui oli vaja näiteks kohe minna, siis meil oli kindlasti olemas üks väike ämber ja kilekott, mis oli suhteliselt safe valik. Ja rääkides seifidest, on siis enda turvalisuse nimel hea, et kui sul oleks ekstra turvaline koht autos, kuhu sa saaksid jätta tähtsamaid esemeid. Sest Hispaanias oli väga palju vargusjuhtumeid. Ka meie tuttavatel, erinevatel suurematel YouTuberitel ma tean, et oli väga palju just Lõuna-Hispaanias sissemurdmisi. Ja seetõttu oleks hea omada sihukest pisikest panipaika kuskil, kus ilmselt nagu sa ei mõtle esimese asjana, et seal võiks raudselt midagi hoida. Ehk siis just selline koht, kus pigem keegi ei tuleks selle peale, et sinna vaadata. Ja ilmselt see safe oleks mingi sihuke pisike. Meil näiteks kindlasti mahuks sinna sisse arvuti, mõned tähtsamad kaamerad, varuraha, sularaha on kindlasti vajalik ja sellised väiksed asjad. Ja lõpetuseks üks asi, väga lihtne, loogiline kööginurk võiks olla sees olemas. Ja, sest kunagi ei tea, kas saab vihma, paistab päike, tahaks olla kuskil varjulises kohas süüa teha, siis köök on kindlasti parim lahendus. Kindlasti on veel asju, mis meil kohe võib-olla pähe ei tule, aga järelikult võib-olla need pole nii olulised kõigi jaoks. Nii siis sellega lõpetame enda tänase video. Me lähme nüüd töötame molli kallal edasi ja tšau! Tšau!